Huvitav kontseptsioon oligi muidugi sellel saatel Tõehetk, kus siis inimesed pandi valedetektori külge ja seda tehti enne ja siis nad toodi nii-öelda lavale ja siis hakanud neile küsimustele vastama. Et kas sa märkasid seda, kuidas inimene hakkab seal, kui kaamerad juba käisid, kui oli saate salvestus, et inimene hakkab seal ikkagi väänlema, siplema, kuidagi näima keegi teine, kes ta võib-olla oli, kui ta seal valemasina küljes istus ja siis oma tõest vastust nii-öelda andis? Ei olnud, ma ei mäleta sellist ühtegi tegelast, et nad olid pigem ikkagi rõhutatult enesekindlad või ühesõnaga, et nad olid ikka väga selle peal väljas, et seal oli raha tagana. Et kui inimene tahab raha saada või võita raha, et siis ta muutub kellekski, kes justkui on julge, aga selle julguse taga, mis julgus võiks olla nagu justkui mask ja enamasti on julgus ju maskiks millelegi. Ja see millelegi julguse ette riputamine maskina on alati see, mida sa tegelikult näedki läbi, kui sa ennem seda küsisid, et mida sa seal inimeses näed. Et ma näen, et kui ta tahab väga julgelt sellele teemale vastata, siis järelikult on tal hinge taga mingi teine asi, mis võib olla palju karmimeks. Ja see oli selle saate juures nagu tore, et ma olen seda juba kuskil rääkinud ka, et selle Tõehetke kontsept oli ju tegelikult hästi ränk. Selles mõttes, et inimene pandi valedetektori külge ja talt küsiti sellised hästi lihtsad asjad. Et kas sa oled enda meelest hea inimene? No, ma arvan, et ma olen. Ja siis järgmine edasi, kuni ma ei tea, mingi 10. küsimus oli see, et kas sa oled kunagi looma piinanud ja tundnud selle vastu mitte huvi, vaid näiteks ka mingit naudingut, et sa saad kellegile haiget teha või mõnda looma piinata. Ja siis tuleb ikka meelde, et keegi on, kes on piinanud konna või hiirt või vihmaussi, eks ju, ja siis tuleb see nagu kuidagi meelde. Ja selle saate kontseptsioon oli selles, et kui saate algas, et tere õhtust, Taavet, kas sa oled kunagi looma piinanud ja sellest rahuldust saanud? Esimese küsimusena kohe. Ja siis ta vastab sellele, kuna ta teadis, et ta valedetektori all vastas, et jah, olen küll ja mis seal ikka, et ma ju ei valeta, eks. Aga siis, kui sa küsid kõik need küsimused ära, et kas sa oled töö juures printeri paberit varastanud ja kas sa oled looma piinanud ja kas sa oled taksole külma teinud ja sa oled naist petnud, kõik need 100 küsimust. Ja siis kõige viimasena küsid, kas sa oled enda meelest hea inimene? Ja siis on see koht, kus inimene hakkab väänlema, nagu sa ütlesid, et siis on täpselt see koht, et aga ma ju valedetektori all vastasin, et jah, olen, aga sellel hetkel, kui ma olen rääkinud enda kohta ja kogu selle, mis siga ma tegelikult olen, siis on jube raske öelda, et ma olen hea inimene, et sellele vaatamata, mis ma enda kohta rääkisin, eks. Ja see oli see konks. See on fantastiline selles mõttes televisiooni muidugi konks on ju, et põhimõtteliselt jah, et kui palju sitta sa oled enda kohta nõus tunnistama selle nimel, et natuke seda krõbisevat saada. Aga kas valedetektorit on võimalik ära ka petta? Muidugi. Et sa lihtsalt usud niivõrd kindlameelselt, et sina oled hea inimene ja kuigi oled ulmeline sitakott, siis oledki. Ma arvan, neid on võimalik ju treenida igasuguseid, lausa tehakse ju osadele, mis iganes politsei või sõjaväe või sellistele, kelle eriala eeldab, et sa peaksid olema üsna veenev isegi selles olukorras, kus sa peaksid nagu ma ei tea, endast mingi teise mulje jätma, et see on tegelikult ikkagi väga treenitav ja kui sa vaatad poliitikuid, siis sa näed seda iga päev, eks. Et see on ju treenitud abivalmidus ja treenitud hoolivus ja et ega seal taga selles inimeses võib-olla kõike seda nagu tegelikult ei paista või ei kajasta, eks. Pulsi mõõt ei muutu tegelikult, jah? Jah, ega siis jah, kui sa oled kogenud valetaja, siis sa võid vabalt ükskõik mida ajada. No see on kõik, kes poliitikute juttu natuke pikemalt kuulavad, siis see tegelikult on hämmastav oskus rääkida hästi palju ja samal ajal mitte ühtegi konkreetset asja öelda. Kas sina sellist oskust valdad? Et lihtsalt rääkida muidugi. Mis küsimus see on? Eesti esu.